Ja Tanel Üprus annab sellele esimese vooru kohtumisele avavile. Ainsalu lööb ja lööb üsna nopilt, aga siiski üle. Ja tuleb sealt see sööt läbi ka värava ette veel ohtlikult, aga ära ei lööda. Pall lahti endiselt ja tuleb ka nüüd senderdus. Kenasti tuleb ja siit tuleb esimene ja lükatakse sisse ka. Ja nüüd 1-0 on ja loeb ja suluseisu lippu sealt ei tõuse. Ainsalult võeti nüüd värav ära küll, aga lükkab Tambetuu selle võrku ja Levadia asub 1-0 juhtima. Just siis, kui tundus, et Kuressaare hakkab mängu rohkem sisse saama, tuleb Levadia ühe korra ja kaitses jäädi natukene seal hätta. Siis läks juba päästmiseks ja taga olid mehed vavad. Siis juba rünnakul. Ainsalu nüüd andmas ka nurgalööki ja päris hästi, aga teisest lainest eemalt tuleb parem kaitsjana teda. Zahovaiko ja ise ütles ka, et ma pean ju need mehed kuskil ära paigutama, kui siit järjekordne. On natukene teravust rohkem ja tuleb ka terav löök sealt ja ei lähe palju mööda tagumisest postist. Mööda äärt ja Jürisoole jälle sööt läheb, Jürisoo Liivakuga võidujooksus. Ja võiks sealt ju ette võtta, Liivak ei saa teha midagi, Jürisoo lähebki mööda, läheb kasti ka, lööb sealt, rikošett ja Valner peab selle palli. Võidab suhteliselt kerget palli tagasi. Nüüd on väike ülekaal paremal äärel, Liivak. Senderdab ja päris hästi sealt ning Nõmm toob posti kõrvalt selle palli ära, ei olnud kaugel praegu. Tuleb pikk out. Päris hea out ja päris hästi sealt löögile veel. Üks pall, mis seal. Siit nüüd tuleb terav löök, aga suurem asi ei olnud. See on parem, aga ikkagi üsna ette posti tuleb, jääb lahti nüüd pall ja Ainsalult. Nüüd tuleb üks selline korralik pall ja sealt saab ka suunata. Pall kastis teravalt ja sealt Otto, no jätab löömata, võiks öelda. Otto hästi tõstab palli karistusalasse, Roosnupp, aga ei saa sealt korralikult löögile ja nüüd on õnnetu penalti. Vahermägi lööb siin Lehtmetsale pihta ja pahasti lööb pihta ka, sest et tundub, et kas näkku lausa ja seal ka nagu untsu ju läks, aga siin on nüüd penalti olukord ja 2-0. Skortsov lööb kindlalt, tugevalt. On valmis selles särgis kaitsetööd tegema. Värava peale ja kukubki värava peale, tuleb ette post, ei ole Ainsalul täna need nurgalöögid liiga head olnud, aga see on ka mängu viimane episood. Tanel Üprus annab lõpuvile. Kuressaare kaitsja Marko Luka minu juures. Marko, täna nagu arvata võis, eeldada võis võitluslik mäng, 0-2 kaotus küll, aga on omajagu positiivset ka sellest mängust kaasa võtta? No võimaluste poolest meil tegelikult oli esimesel poolel, et oleks seal ise ära löönud, võib-olla oleks hoopis teine mäng olnud ja pluss teisel poolel see penalt, et sellest on kahju, oleks kauem tahtnud mängus sees olla, et aga kuidagi jäi agressiivsust puudu ja võitlusest ma arvan, et sellest saame juurde panna. Tuleb see sellest, et võistkond suhteliselt palju ikkagi muutunud, sa ise ka uus mees siin, et natuke läheb veel aega, kuniks see kokkumäng ja üksteise toetamine ideaalselt välja hakkab tulema? No eks muidugi läheb aega, aga mida kiiremini me selle paika saame ja tahte paika saame, siis seda rohkem me hambaid näitame suurtele ka, et ma arvan, et meil on tegelikult hea meeskond, et pole põhjust nukrutseda midagi, läheme siit edasi. Sinu töövaldkond tagaliin, sul kõrval seal täna täitsa premium-liiga debütant, et kõiki asju arvesse võttes ja just neid muutusi arvesse võttes saite tegelikult Levadiaga hakkama ju suhteliselt hästi, et ega neil hirm palju väga häid võimalusi täna ei olnud. Jah, aga selles suhtes teisel poolel jällegi ei olnud meil võimalusi, et peame kuidagi leidma jälle selle, et tagant julgemalt 1-1 kaitsta ja siis eespool julgemalt pressida, et nad said ikkagi liiga lihtsalt teisel poolel palliga üles, et peame see üle vaatama. Samas esimene pooleg näitas, et teil rünnakul omad relvad on täiesti olemas, noortemeeste kiirus, teravus enne kõik. Ja meil on rünnakul kindel plaan ja usume sellesse ja proovime järgmine kord natuke muuta ja veel paremini teha. Mainisid seda tahet, et see on ilmselt sel hooajal üks võtmesõnu teie jaoks, et sellist tahtmist võitlemist 90 minutit, seda peab olema teil. Jah, selline meeskond nagu Kuressaare peab, iga mängija selles meeskonnas peab tahtma eelkõige, sealt algab kõik, selle peale saab eitada väga palju.
nii et materjali, mille peale ehitada on, esimene mäng on nüüd tehtud, siit, nagu see klassika ütleb, hea edasi minna. On, läheme peapüsti edasi. Aitäh sulle, jõudu! Ja Joosep Salliste Levadia poole pealt ka jõuab meie juurde. Joosep, palju õnne alustuseks. Võit käes, see oli ilmselt täna kõige tähtsam, ükskõik kuidas ta tuleb. Aitäh, ma arvan küll jah, et kõigepealt jah, head naistepäeva kõikidele naisterahvastele ja ma ütlen küll, et meie igal mängul tuleme vastu sellega, et me tahame võtta 3 punkti ja võita, et see hooajaeelselt panime eesmärgid paika ja lähme mäng korraga, nii et täna oli vaja oma töö ära teha ja ma arvan, saime hakkama. Tulemus tulemuseks, aga mängupildi poolest ka, esimene mäng on alati esimene mäng, te ju tegelikult teil päris tükk aega viimasest kontrollmängust ka möödas, et tuli selle kohta välja täitsa selline hindel, kuidas, 4+, 5-. Ma arvan, et 4+ on väga hästi öeldud, et tegelikult oli taga 0, mis oli eesmärk, et me panime selle, et selle peale tahame oma mängu rajada, et sealt juba võimalusi luua eespool, et hea meel, et kohe saime värava kätte, see oli oluline, see aitas meil natuke sihukest, ma arvan, enesekindlust juurde saada, et ja ka seda, et sellistes mängus tuleb see skoor ära hoida ja täna ma arvan, et me saime sellega hästi hakkama. Mis on see, milles kõige rohkem juurde tuleks panna, kui järgmistele mängudele ette vaatame? Ma arvan kindlasti rünnakute lõpetamine, et mul praegu tuleb meelde see mäng Floraga, mis me mängisime hooaja ettevalmistusel, et oli sama, meil oli päris head sellised võimad, mäletan esimest moolest 1 versus 1 olukorda, et sellised olukorrad, kui me suudame, ma arvan, meil on aega trennides nüüd sellele rõhku panna ja saame selle rünnaku lõpetamise ka paremasse seisu, siis juba tegelikult oleme suutelised rohkem väravaid lööma. Levadia kohta, kui eriti viimaste aegadega võrrelda, pink suhteliselt lühike, et teeb see teile natukene muret ka praegu, et vist mehi on mingisugused väiksed vigastused kimbutamas ja Lehtmetsal läks ka täna päris õnnetult. Ma arvan, meil on hea meeskond, kõigepealt tahan seda öelda ja ma arvan, et hooaeg on väga pikk, ma arvan, et nii kontori poole pealt kui meie mängijatena, ma arvan, anname kogu aeg endast maksimumi, nii et ma usun, et meil on hea meeskond ja sellega praegu edasi minna on väga hea, ma arvan, suvi on ka ees, hooaeg on pikk, nii et vaatame, mis üldse tegelikult kogu aeg toob, et lähme praegu mäng korraga ja juba järgmine mäng Harjuga, nii et tahame samamoodi võidumentaliteediga peale minna. Sinu jaoks selles mõttes nagu veidi omapärane olukord, et meeskond uus, treener tuttav samas, kuidas sulle tundub, kas peatreeneri soovid on nagu enam-vähem meeskonnal selged praeguseks, põhiasjad vähemalt? Ma arvan küll jah, et meil oli tegelikult väga hea hall, kus me saime tegelikult ette valmistada, et ma arvan, see oli väga hea koht, kus neid kõiki ideid nagu ellu viia, et lund ei sadanud kuskil ja olid väga head trennid, väga tugevad trennid, mitu trenni päevas, et ma usun küll, et meestel on ideed selged ja siit on hea edasi minna. Sellega hea lõpetada ka, aitäh sulle, Joosep, ja jõudu!